on 26. september. Meie oleme matkamas Eesti idapiiril. Siit Võsa vahelt on kohati näha laia Narva jõge. Mõned paadid kalameestega. Ja selline teerada viib siis meid edasi pikki Narva jõge edasi põhja poole. Natuke üle poole tunni on kõnnitud ja kasutasime seda lauakest koos pingikestega ära, et teha üks peatusekene ja võtta üks jäägrikene. Vaatame, mis nõu instruktor Jääger meile täna annab. Serveerida 18 miinus. Aitab osake. Aga iseenesest väga kena plats. Keegi on seda siin pruukinud laagri ja lõkkekohana. Ning sealpool on siis Narva jõgi ja Rossijeva ja Miilaja. Ja teisel kaldal, nagu on ka gloobuse peal kirjas, asub Mordor. Oleme oma rännakuga jõudnud lõkkeplatsile ning siin on ka ühtlasi kahe jõe ristumispunkt, pigem suubumispunkt. See sealpool on Poruni jõgi ning paremal pool Narva jõgi. Ja siit hakkab meie teekond edasi kulgema pikki Poruni kallast lääne poole. Ning nüüd oleme jõudnud siis kohta, kus tuleb kõrge vinge mööda neid traate otse Narva elektrijaamadest ja suundub Tartu poole. Särinat on igatahes kuulda. Tegime väikse hingetõmbepausi sügiseselt värvikireva Poruni jõe ääres. Vahepeal mets muutus. On läinud siukseks tihedamaks, pimedamaks. Selline kergene lehtpuuvusa on tekkinud metsa alla. Ja Poruni jõgi on muutunud oluliselt kitsamaks, kui ta oli enne. See on halb märk. Need on musta värvi kuidagi raid. Enesimetaja filmi välja. Siin on siis nüüd piibrid taas vett paisutanud. Ja nagu eespool minejad hoiatasid, on nad ka tee sisse auke kaevanud. Nagu näiteks see siin. Neid kärre vaenlase tuli praegu. Во! Ну кончай, у меня слова кончаются. Ja niiviisi lõpetasimegi lõunapausi ja asume jälle teele. Et selline siin näeb siis välja koha peal käepärastest vahenditest valmistatud sild. Keera seda lahti.
kotti. Tegelikult on mõistlik nii teha. Ta oli sama. See soo, mis jääb meist paremale, on selline, et seda ei läbi isegi mitte rätsaga. Ja nii tegime oma plaanidesse väikseid korrektuure ja liigume seda sooserva mööda edasi otse Puhatu järve poole. Ja nüüd siis lõpuks ometi sammume oma tänaõhtuse laagripaiga juurde. See siin on Puhatu järv ja nagu vastaskaldalt näha võib, me ei ole siin üksi. Kas siia maalilisse paika jäämegi laagrisse? Mine käänast mu nime ja jälle oma kaameraga siin. Kuradi ma üldse inimene rahu ei saa. Kas sul on mingisugune tolkne pundar hemorroid, et sa niimoodi käitud? Kust on mingi kutse? Taimo. Kott siia nahku. Kui ilusad jõhvikad mehed korjama natuke. Teise päeva hommik, liigume Puhatu järvest eemale, pikki seda kraavi. Taimo, täitsa vaata, siin on seda rida maas. Pärast eksirännakuid lodumetsas oleme nüüd taas jõudnud sellise pehmema raba peale, kus räätsade kandmine on igati õigustatud. Kui ruiga sai. Aga kogu see sisutihe jutt tähendas seda, et lõunasöögipaus on läbi ja edasi Gorodenka suunas kõnnime ainult mööda teid. Tegelikult tosutame mööda hüpparööstumist raudteed praegu. Tjuh. Ja ongi käsil meie matka viimased paarsada meetrit. Ees paistab piirivalvekordon ning seal ongi meie auto.